Tere tulemast kuulama EBSi podcasti Satelliit. Minu nimi on Ester Eomais ja olen kutsunud täna stuudiosse 3 külalist. Minu kõrval on kohe Aet Toots, kes on EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava juht ja 2 üliõpilast. Ühel on väga olulised päevad kohe ees, sest tema on kohe lõpetamas, Eleriin Pappel, kes sellel aastal meie rahvusvahelise ärijuhtimise bakaõppe lõpetab ja Jegor Proskurin, kes vist 2. aasta on sul lõpetatud. Täpselt nii. No väga tore. Ja räägime sellest õppimisest EBSis ja eelkõige siis just kuna see õppekavast ka, et neid rahvusvahelise ärijuhtimise õppekavasid on Eesti haridusturul päris mitu, et veel kord tere, aitäh tulemast ja Aet, kohe küsimus sulle. Et kui sa peaksid nüüd nii-öelda nagu öeldakse sellise pitchi käigus lühikeselt tutvustama ja ütlema, et mis selle EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava eriliseks teeb võrreldes teistega? Ma võtaks kõigepealt selle sõna rahvusvaheline, et ma ütleks, et Eesti kontekstis on ta ikka väga-väga rahvusvaheline, et mitte ainult see, et ta on inglise keeles ja et tudengeid on erinevatest riikidest, aga meil on ka õppejõude väga palju erineva kultuuritaustaga, erinevatest rahvustest ja ma ei mõtlegi selle all ainult külalisõppejõude, keda meil on ka, aga meil on juba põhikohaga õppejõude või vähemalt aastaid terveid kursuseid õpetavaid õppejõude, kes ei ole algselt Eestist ja see kindlasti mitmekesistab seda programmi ja teeb teda tõeliselt rahvusvaheliseks. Lisaks siis on sinna sisse pandud mobiilsusaken, et tudeng saab minna välismaale niiviisi, et ta ei kaota mitte midagi kohustuslikest ainetest ja saab nominaalajaga lõpetada. Et see oleks esimene asi. Teine on võib-olla see, et ta on üles ehitatud niiviisi, et iga semester, järgmine semester toetab eelmist, et me oleme nagu selle õppekava motoks pannud sinu teejuhi karjäärini, mis tähendab, et esimesel aastal on sellised kursused, mis annavad nii-öelda üldülevaate ja üldpildi sellest, mis on kaasaegne ärikeskkond ja mis on need väljakutsed ja teisel aastal ma julgeks öelda, et nagu ärijuhtimise programmi kohta meil on päris mahukad spetsialiseerumissuunad. Nendest siis räägime võib-olla ka pärast natukene hiljem, aga üks on siis turundus ja kommunikatsioon ja teine on rahandus ja majandusarvestus. Et see on kindlasti siis üks tugevustest ja kolmandaks meie päris tugev side ikkagi päris ärimaailmaga, nii külalisõppejõudude, ettevõtete külastuste kui bakalaureuse kraadi kohta või bakalaureuse programmi kohta küllaltki mahuka praktika näol. Aitäh. Eleriin ja Jegor, no kas olete nõus või lükkate ümber, et mis oli teie peamine põhjus EBSi kasuks? Võib-olla siis sina alustad, sa tulid nagu sul oli värskem see kogemus. See kogemus, jah. Värskem on. Et nojah, et mul on selline taust, et ma õppisin Tallinna Saksa gümnaasiumis enne, ehk siis ja ma õppisin suvaõppega saksa keeles, nii et ma tahtsingi jätkata midagi, et kus ma saan ka nagu, ma ei tahtnud eesti keeles edasi õppida, ma tahtsin õppida midagi, ma saaks inglise keeles õppida ja mingit sükest nagu ka rahvusvahelist teemat. Et ma juba vaatasingi EBSi, et rahvusvaheline ärijuhtimine, et see pakkus mulle väga huvi ja siis ma vaatasin ka, et just täpselt seda õppekava, et esimene aasta on siuke üldine, teine aasta juba saab sinna nagu sügavamale, näiteks mind just huvitaski nagu see majandus ja siis ja finantsvaldkond väga ja siis täpselt olengi praegu selle 2 aasta ära teinud ja ma ütleks, et üsna rahul olen sellega, mis ma olen seni õppinud. Ma korra küsin, et aga said saksa keelt õppisid koolis, ja tulid siin on õpe on sul inglise keeles. Kus sa selle vahepeal selle inglise keeles üles noppisid? No ka koolis ikka. Aha, et tal on mõlemad siis. Et inglise keel on mul ka, et nagu tegin Cambridge'i ju hästi ära ja nagu siin raskusi kindlasti ei ole, et mul on väga meeldiv inglise keeles õppida tegelikult. Jaa, et ma ise ka õpetan, et see keele teemad, kes ka võib-olla mõtlevad, et ei tea, et kas kardab, et see õppimine on siin koos nende ainetega ka ja alati on ka sellist toetust ja üksteist on see ka hea toetada, et see keel kindlasti takistuseks ei saa. Kuidas, Eleriin, sinuga, sa oled nüüd päris lõpetaja siin kohe, aga ka mäletad veel, et kuidas see oli, et miks sulle EBS?
Nojah, peab ikka sinna gümnaasiumisse tagasi vaatama, et mis siis peas mõtted olid, aga mina lõpetasin Gustav Adolfi gümnaasiumi ja seal tegelikult käis üks EBS-i lektor Jim, võib-olla sa tead ka, meile ühte välislektorina ühte valikainet andmas ja see oli väga lahe. Mulle jäi nii positiivne mulje nagu EBS-ist ja üldse sellest, milliseid väärtusi võib-olla see kool kannab, et see oli väga lahe ja kindlasti see ärimaailm mind juba nagu pikalt huvitas, tegin ka gümnaasiumis õpilasfirmat, et lihtsalt võib-olla miks siis EBS, et nagu sa mainisid, siis Eestis on ka teisi valikuid, et siis minu jaoks kindlasti see rahvusvaheline aspekt, millest Aet nüüd just rääkis, et just see, et sul on väga lihtne minna siis õppekava jooksul välismaale õppima, et see on lihtsalt nii soositud siin, et see on nii äge minu jaoks ja teise asjana ma tooksin välja samuti need välislektorid, et lihtsalt nii äge on see, et sul on klassi ees inimene, kellel on rahvusvaheline kogemus, tal on päris elu, nagu need ettevõtte kogemused, ta ei räägi ainult sulle seda, mis õpikus kirjutatakse, vaid päriselt ta oskab sulle päris elu näiteid tuua, eks ole. Et see on väga-väga vinge olnud, et nüüd kolm aastat tagasi vaadates ma ütleks sellele 18-aastasele Helerinule, et ülihea otsus, et väga hea otsus oli EBS, et kahjuks minu jaoks on see nagu natuke kiidulaul siin täna. Aga et kui nagu mõelda, et see rahvusvahelisus, mis tuli ka selle õppekava nimi ja et sa ütlesid ka, et ta küsiks siis kohe ka otseallikast ka, et no mõni õppeaine, mõni õppejõud, mõni inimene, kes on teid mõjutanud ja ma ütlen ka, et see on ka võib-olla, et kuna ma ise olen ka õppejõuna, et alati ei ole see rahvusvahelis ka selles, et sa oled välismaalt pärit, vaid et ka milline on see kogemus, et kui me vaatame, et ka meie Eesti õppejõude, et siis nende see rahvusvaheline haare ja rahvusvaheline kogemus on väga muljetavaldab, aga teie, mis lemmik õppejõud ja lemmikaine, et kui sa ja Koor mõtled, et tuleb midagi sellist, mis jagaksid meiega? Ma ei saa öelda, kas lemmik, aga kõige meeldejäävamad ained on olnud näiteks Juanil, et siis investeeringute haldus, riskihaldus, sellised ained, et need on üsna rasked olnud, aga samas ka väga huvitavad ja õppejõu poolt toodud siis nagu näited ja kõik need loengud on olnud nagu väga siuksed kaasahaaravad ja see meeldis mulle väga näiteks. Sinu spetsialiseerumine on rahandus ja majandusarvestus. Jah, täpselt nii. Jah, ja seda ka, et EBS on tegelikult tuntud just, et pakkaõppes, et hästi tugev see rahanduse majandusarvestussuund, et kui raske siis on, kui niimoodi, ma ei hakka siin kätega näitama, aga 5 pallisüsteemis, kui rasked need finantsained on? No tegelikult sõltub, et jah, ma ütlekski, kõige raskemad olidki võib-olla siis võt see riskihaldus ja siis ongi siis investeeringute haldus, mis oli sügisel. Et need on olnud kõige raskemad ained, ma ütleks, aga samas mõned on siuksed nagu natuke lihtsamad, aga ma ütlen, et need on samamoodi õpid ikkagi palju, aga mitte nii intensiivsed äkki, et ongi näiteks financial statementsitega seotud siis ained, et Aeti omad, et need on olnud väga meeldivad, et seal sai ka palju tööd tehtud ja Excelis nokitsetud ja Jaa, Excelit täpselt, aga ega see ülikool, seda ütleme kõigile kuulajatega, ülikool ongi see koht, kus me ootame ambitsioonikaid inimesi, kellest tulevad tuleviku tegijad, kes alustavad esimesel kursusel ja ega see ongi see pingutus ja töö, aga see on ka see, mis toob selle edu ja mõnusa tunde ka, et ole millegagi hakkama saanud, et ega laisku me siia otseselt vist ega ei oota küll ka, et oleme nõus, et me ootame siia ikka ambitsiooni ja kihvte noori inimesi. Aga Helerin, et sinu mõni lemmikaine, mõni lemmik asi, mis siit meelde jääb? Võib-olla kui sellest rahvusvahelisest rääkides, siis minule väga säravalt jäi meelde siuke õpetaja nagu Riina Koris, kes meile andis esimene aasta turundusainet, et tema aine oli hästi äge. Ma tunnen, et ta suutis siukse turunduse sära panna ka neisse tudengitesse, kes võib-olla neile turundus muidu ei meeldi või neid see ei huvita, et siis tema see aine oli väga äge ja mis minul tegelikult juhtus oli see, et ma läksin Viini välissemestrile ja seal ma sattusin ka tema tundi. Ehk siis ma nägin, kuidas see Eesti õppejõud
ta annab siis kuskil täiesti rahvusvahelises keskkonnas seda, mingit täiesti teist ainet, et see oli ka väga lahe, et ma kindlasti tooksin tema välja võib-olla teisena Pablo Veirat, ma ei tea, kas ma hääldan õigesti, aga ta andis meile consumer behaviorit, mina olen siis kommunikatsiooni ja turundussuunas, ehk siis minul oli teisel aastal need nii-öelda suunaained, aga see oli ka hästi äge, et ta suudab ka nii põnevalt rääkida sellest inimpsühholoogiast ja teiseks me tegime seal tunnis ka näiteks väitlemist, mis oli sihuke professionaalsemas keskkonnas nii teistsugune kogemus ja ma tunnen, et nüüd, kui ma käin tööl, et siis see on andnud mulle hästi palju enesekindlust, et ma oskan nagu oma ideid palju paremini selgitada või nii-öelda mõjusamalt võib-olla näida seal keskkonnas. Jah, aitäh, et tõesti, et see Aet sa algul natuke programmist rääkisid, et võib-olla paari sõnaga üle, et mitu aastat programm on ja mõni asi võib-olla veel selle spetsialiseerumissuunta ja programmi enda kohta. Okei, programm on 3 aastat ja programmi enda kohta siis võib-olla see, et mis näitab ka ikkagi, et see lisaks sellele, et nüüd siis tudengid tundub, et on rahul, vähemalt need, kes meil täna stuudios on, et ikkagi see, et programm on rahvusvaheliselt tunnustatud, seda näitab ka see, et meie programm on siis EFMD poolt 5 aastaks akrediteeringu nüüd saanud, enne meil oli 3-aastane, 5-aastane on natukene kõvem sõna ja EFMD akrediteering on siis kõige kõrgem akrediteering, mis üldse programmile, nii-öelda ärijuhtimise või ärivaldkonna programmile rahvusvaheliselt antakse. Nüüd spetsialiseerumissuunadest siis tänu sellele üsna tugevale finantsalasele spetsialiseerumissuunale on EBS ka ainukene ülikool Baltimaades, kus bakalaureuse programm on tunnustatud sellise organisatsiooni poolt nagu CFA, mis on siis nüüd kui eesti keelde tõlkida litsenseeritud finantsanalüütikute nii-öelda professionaalne organisatsioon, et Chartered Financial Analyst, ja nagu öeldud, siis 3 aastat, esimesel aastal on siis õpivad tudengid kõik koos, nii need, kes spetsialiseeruvad finantssuunale, kui need, kes spetsialiseeruvad turundusvaldkonnale, mis tähendab tegelikult seda, et kui keskkooli lõpetades inimene veel ei tea täpselt, mõtleb, et finantsappi, see on kole, need on numbrid, see on raske. Et tegelikult väga paljud on esimesel aastal ümber mõelnud ja ka vastupidi, et mõni mõtleb, et ma tahan ikka seal vaikselt nokerdada kuskil Excelis ja ma ei julge inimeste ees võib-olla suhelda ja see kommunikatsioon, turundus, seal on liiga palju suhtlemist, aga siis me teeme väga palju ettekandeid, esitlusi esimesel aastal ja siis ta võib-olla leiab, see on tegelikult päris tore ja see on ikka minu valdkond. Ja nii, et esimesel aastal saab siis lõplikult selgeks, kas kohe ei pea valima. Ei, kohe ei pea valima. Mõni teab väga konkreetselt, mõni muudab meelt, mõni alles otsustab. Et seda peab siis valima alles siis, kui hakkad teise aasta aineid endale valima, ehk siis hiliskevadel nii-öelda suvel. Ja teisel aastal on siis spetsialiseerumisained nendel 2 juba mainitud suunal, et kas siis oled finantsvaldkonna inimene või oled rohkem turunduse ja kommunikatsiooni inimene ja siis see spetsialiseerumissuund annab ka siis võimaluse teha valikut 3. aasta esimeseks semestriks ehk siis 5. semestriks, et minna siis sellisesse välisülikooli meie arvukate peaaegu 90, kui ma nüüd ei eksi, need numbrid muutuvad, uusi lepinguid sõlmitakse pidevalt 90 partnerülikooli hulgast, et valida siis võib-olla veel selliseid aineid seal välisülikoolis, mida mitte et ainult EBS-is ei õpetata, aga võib-olla üldse väikeses Eestis ei õpetata ja soovi korral siis oma spetsialiseerumissuunaga seotud veel nagu nii-öelda rohkem kõrgemal tasemel aineid või spetsiifilisemaid aineid. Ja siis, kui mobiilsusaknast tagasi tullakse, siis viimane semester võtab õpingud kokku, seal on üks tore juhtimissimulatsioon lõpus, mis siis on nii-öelda nagu koondab praktilise mänguna, simulatsioonina kõike õpitud, et olete siis valmis lendama tööjõuturule. Ja lõputöö. Ja lõputöö ka, ja muidugi. Et lõputöö on nagu traditsiooniline igas ülikoolis, aga võib-olla see juhtimissimulatsioon on selline eriline jälle, mis iseloomustab EBS-i ja EBS-i bakalaureuse õppekavasid ja rahvusvahelise ärijuhtimise õppekavasid. Aitäh, hea ülevaade ja need aastad lähevad väga kiiresti, et oled nõus, et lähevad hästi kiiresti, et alles alustad ja ka see mobiilsusaken, mulle see sõnaga meeldib selline, et kuhu see aken see viib, mul on siin siseinfo, ma tean, et Eleriin oli meil Austrias ja Koor on sügisel minemas õppima Itaaliasse Bocconi ülikooli.
no võin öelda, et mõlemad ülikoolid on väga-väga tuntud Euroopas, nii et palju õnne sulle siis sügiseks ja see võimalus käia, aga räägi natukene sellest võib-olla isegi, et seda ma tean, et teistes ülikoolides on väga raske saada õppima, kuna konkurents on väga tihe, valikuid on küll, aga et just, et meil, kuidas see käis see valik ja mis siis, sul 1 semester olid? Kuidas see oli? Et sa mõtled just seda, et kuidas see protsess nagu räägi välja. Okei, no gümnaasiumis tegelikult ma väga pikalt mõtlesin, ma lähen üldse välismaale õppima, bakalaureuse kraadi tegema ja ma plaanisin minna Copenhagen Business Schooli, mis on meil ka partnerülikool. Aga ikkagi plaanid muutusid, mõtlesin, et jään Eestisse, aga mulle lihtsalt meeles, et EBS-il oli see võimalus, et äkki ma siis lähen sinna ikkagi selle vahetussemestri jooksul. Aga siis siin on väga tore see, et sul on siuke väga hea kommuun, sa suhtled teiste tudengitega, kes siis käisid eelmine aasta ja mulle hakkas tunduma, et tegelikult see Viini ülikool sobib mulle palju paremini, et just nende teiste tudengite kogemuste põhjal. Ja sealt see otsus tuli ja minu jaoks see kogemus oli väga-väga lahe, et ma tunnen lihtsalt, et nagu sa ütlesid, et Eesti on ikkagi pisike koht. Välismaal sul on lihtsalt nii palju rohkem inimesi, sa mõistad, kui väike pisike Eesti on, kui pisike Tallinn on, kui palju erinev on kas või see ärikeskkond, et kui me räägime sellest, et näiteks Viinis lähed, käinid tänaval ringi, vaatad kõik kohvikud, mingid putkad, mingid restoranid on kogu aeg täis. Inimesed käivad väljas söömas, siuke melu. Meil Eestis on see, et väga hea restoran, kõik toimib, kõik asjad, aga 6 kuu pärast peavad uksed kinni panema, sest et klientuuri lihtsalt ei ole, klient ei ole. Et seal nagu sa mõistad, et inimesi on lihtsalt nii palju rohkem ja see nagu on väga, väga äge. Ja tõesti, see Viini ülikool on super, ma olen ise ka seal õpetamas käinud küll suveülikoolis rahvusvaheliselt EBS-ist ka kutsuti, et see on tõesti väga kihvt. Kuidas sa korda said näiteks, kus sa ööbisid, et kas see on ühikas on seal või kuidas see kõik oli sul aetud korda? Samuti ma suhtlesin erinevate tudengitega, kes olid seal eelmisel aastal käinud, sain neilt nagu nippe-trikke, aga lõpuks ma võtsin ühe kohaliku sellise, nagu meil on kv.ee, et sealt leidsin siukse pisikese nunnu ühetoalise korteri, et jah, umbes niimoodi, aga seal on ühikaid ka, et kindlasti ei ole probleemi, lihtsalt eks see ole siuke protsess, õpetab väga palju iseseisvust seda, et kuidas võib-olla välismaal ongi natuke keerulisem kui Eestis asju ajada, aga see on osa sellest kogemusest, ma arvan, et Milanos on eriti keeruline seda võib-olla ühika kohta saada või elamist. No kuidas sul sul valik on tehtud, eks ju, millal kooliaasta Milanos algab? See algab nagu samamoodi põhimõtteliselt nagu septembris, et enne seda on augusti lõpus siis selline ka nagu intro week, nagu meil samamoodi, et mingid peod, siuksed tutvumisüritused ja niimoodi siis ma võtsin endale veel itaalia keele crash course'i, et väga lahe. Ma olen natuke midagi oskan, aga ma loodangi, et saan siis nagu veel rohkem õppida ja siis on mugavam ka, et ma olen seal 4-5 kuud umbes, sõltub, kuidas nende eksamitega läheb ja siis jah, et ma saaks kohe nagu alustada ka, et seda itaalia keelt ka rohkem oleks. No väga tore, palju edu sulle, et muidu, kui me räägime praegu sellest rahvusvahelisust, et nii-öelda meie koolist välja minna, et omalt poolt ütlen ka kommentaarina, et kui EBS-is õpetada ja õppida, et siis on meil Erasmuse poolt tulevad tudengid meile õppima ja nii Viini ülikoolist kui ka sellest Itaaliast Bocconi ülikoolist on alati meil üliõpilasi, et selles mõttes see rahvusvahelistumine toimub ka siin koha peal. Et seda on tore kuulda. Aga vahetan siit nüüd teemat ja räägin võib-olla sellisest reaalse elu ja tõsisema poole pealt, et kui vaadata erinevaid uuringuid, ma ei räägi praegust EBS-i uuringutest, vaid Eesti uuringutest, et siis tervikuna tööpuudusega Eestis pole viga, kuid suureks väljakutseks on täna just, et noored leiaksid töö. Üldse töö ja rääkimata, et siis ikkagi erialase töö. Kui vaadata EBS-i vilistlasuuringuid ja vaadata seda, et siis numbrid on head, et EBS-i
paljud töötavad juba kooli ajal, rohkem kui pooled töötavad kooli ajal, loomulikult õppejõudu võime öelda, et kas see on hea või halb, eks ju, aga et saavad praktikad, elu on täna selline ja teiselt poolt ka, et meie lõpetajad leiavad töö, just selle erialase töö. Aga natuke arutleme selle üle, võib-olla Maet annan sulle siit nagu sõna, et no kas me saame väita, et see meie see antud programm valmistab ette, et noored leiavad erialase töö? No tahaks loota küll, et kõigepealt ma tulen selle sama praktika juurde tagasi, et see on ka see põhjus, miks me mõned aastad tagasi seda praktika mahtu programmis suurendasime, et paljud üliõpilased leiavad tegelikult juba töökoha endale praktika ajal, ehk jäävadki sinna praktikaorganisatsiooni, on seal tublid ja siis saavadki töölepingu. Miks see praktika on? Praktika miinimum on 6 nädalat, aga no see tegelikult sõltub tänapäeval hästi palju, et kas igal pool ei ole ju vaja sul olla 5 päeva nädalas ja 8 tundi, vaid mõned asjad on veebipõhised ja see võib pikema aja peale minna, mõned juba on tööl ja teevad oma praktikat seal, et üks asi on see miinimumnõue, aga paljud teevad ikkagi palju pikemalt. See on siis nüüd üks praktika, meil on tegelikult 2 praktikat, eks ole, et ühe praktika miinimum on 6 nädalat. 2 praktikat, et 2 suve siis? Jah, pärast esimest ja pärast teist kursust ja pärast teist kursust, kui on ka spetsialiseerumissuuna ained läbitud, siis on kindlasti juba lihtsam leida praktika kohta võib-olla oma spetsialiseerumissuunaga seotult ja näiteks ma nüüd oskan öelda rohkem, kuna ma ise olen nüüd finantsvaldkonna õppejõud, et ka selles mõttes minu nii-öelda õppejõuna isiklikud kontaktid on rohkem nende finantsettevõtetega, et väga suured konkursid on tegelikult pankadesse, audiitorfirmadesse, aga meie tudengid on väga edukalt neid konkursse läbinud ja seal olnud praktikatel või on praegu seal sellistes kohtades praktikal, et see on kindlasti, siis meil käib külalisõppejõude. Meil käib külalisõppejõude ettevõtetest, nüüd turundussuunal on teil olnud, eks ole, reklaamiagentuuridest ja konsultatsioonifirmadest, finantssuunal samamoodi siis pankadest, audiitorfirmadest, meil on koostöö Eesti Era- ja Riskikapitali assotsiatsiooniga ja tihti ka ma näen, kuidas peale nende külalisõppejõudude loengut siis tudengid, kes on eriti huvitatud sellest valdkonnast, lähevad selle külalisesinejaga rääkima ja vahel ka sõlmitakse kokkuleppe kas praktikaks või mingiks muuks tööotsaks, et niimoodi ta välja kasvab. Ja 2 praktikat ja ma olen aru saanud, et see praktikal on ka, et lihtsalt ei lähe sinna, et sul on ka see mentor või et kes aitab sul seda praktikat. MBA tudengid aitavad, mentordavad nagu siin meie poolt, aga siis on lisaks sellele, et on EBS-i poolne praktikajuhendaja, et seda praktikaraportit siis kirjutada ja praktikaraport ka mingil määral ideaalis on ettevalmistus lõputööks, et alati võib-olla ei õnnestu see, et sa kirjutad samal teemal lõputöö, aga mõnikord on täiesti niimoodi läinud, et lõputöö kasvab välja praktikaraportist ja loomulikult siis on ettevõttes see ettevõttepoolne juhendaja, kes siis konkreetseid tööülesandeid annab ja tegeleb nende praktikaga. Ja et see on ka tore, et meil magistrid, et ma ise õpetan magistris, et MBA-kad on väga hea kogemus rääkida, on võimalus mentordada baka õpilasi, et see on väga tore koostöö ka, et sul on võimalik juba magistris rohkem kogemust jagada, pluss need praktikad. Aga siis noored ise, et Jegor, et sul on üks praktika läbitud. Jah, et eelmine aasta olin siis nagu väikelaenuhalduses, siukses väikses firmas ja päris huvitav oli, et see kestis ainult 6 aega, siis oli 6 aega kohustuslik ja siis oli päris raske leida, et ma alustasin tegelikult ka jällegi kuskilt veebruari keskelt juba otsimist, aga lõpuks saingi vaevu 1. juuniks selle praktikalepingu sõlmitud, nagu vaja oli. Aga nüüd see aasta, niimoodi alustasin umbes samal ajal, aga läks kuidagi palju paremini, palju suuremalt, et sain päris mitu pakkumist, et KPMG-st, PVC-st ja niimoodi audiitorifirmadest ja siis sain ka LHV-sse, mis oligi mu nagu peamine eesmärk tegelikult. Ja olin väga nagu rõõmus selle üle ja praegu olen juba 6 aega teinud ja et väga meeldiv on olnud. Mis sa teed seal praktikal? Ma töötan ettevõtte panganduse praktikandina siis ja siis täpsemalt siis kaubanduse finantseerimises ehk siis siuksed asjad nagu garantiilepingud ja faktooring, kusjuures sellest me väga palju ei ole siin õppekavas veel rääkinud, aga täitsa siuke uus ala.
ja siis alustasin, oli kõik väga segane, aga nüüd on siuke kalavees tunne, et päris hea on ja iga päevaga saab aina rohkem kohustusi juurde võtta ja väga äge õppimisprotsess on ka. Kas sa oled mõelnud ka, et kui siis ülikool nüüd seal Itaalias ära käid, et keeled või mitu keelt on sul on rääkinud ja hea haridus ka, et kas sinust saab pankur? No vaatame, et sõltub sellest, kui hästi ma seal LHV-s näitan ennast, et äkki soovivad mind ka tagasi võtta pärast ja et kindlasti see on üks võimalustest. Väga poliitiliselt korrektne vastus. Hea vastus, aga no see on super, kui on võimalik nagu erinevaid asju proovida ja saad erinevad, sul on olemas need teadmised, sul on seda julgust ja siis neid valikuid teha, et seda on väga hea kuulda. Elerin, sinu praktikakogemus, palun jaga. Esimene aasta oli küll päris raske saada seda praktika kohta, aga mul läks väga hästi, et ma sain siuksesse agentuuri nagu Milton Nordics praktikale, ma olin seal, väga lahe praktikakogemus, oli siuke super esimene töökogemus, nii-öelda esimene ametlik töökogemus, et väga äge ja sealt ma saingi aru, et agentuuri töö on väga lahe, käisin eelmine talv, ausalt öeldes enam, nüüd on juba aastad sassis, aga igatahes käisin vahepeal talvepraktikal ühes teises agentuuris, et ikkagi EBS-is on kõik väga ambitsioonikad, et kõik küll siin kooliõed, vennad on kõik kuskil tööl, et siis peab ise ka nagu ennast nii-öelda lükkama, rohkem tahtma. Ja siis peale seda mina sain ka panka tööle, et ma olen konkurendi juures, aga jah, tänaseks päevaks olen seal olnud natuke üle aasta, et alguses läksin siis junioriks ja nüüd vahetasin osakonda ja olen täna spetsialist, et väga siuke, ma tunnen küll, et tänu sellele, et meil oli esimene aasta see praktika kohustuslik, ma saingi nagu nii kiiresti seda karjääri teha, et siis teisel aastal sa oled juba, sul on nii palju rohkem kogemusi, kui sul konkurentidel, eks ole. Et see tõesti, ma olen nagu väga, ja täna ka kõik minu klassijad, vennad, väga paljudel neist on täna töökohad, et siis see nagu näitab minu meelest, kui suur mõju sellel esimese aasta praktikal on. No täpselt ja ka teiselt poolt ka, et see on ka, mis me EBS-is tahame just ka õppejõudkonna poolt, et üliõpilased oleksid ettevõtlikud, et kõik ei pea ettevõtted tegema, oleksid julged, neis oleks ambitsiooni, sa pead ise ennast välja pakkuma. EBS-i asutaja Madis Abakuk ütles, et tagasihoidlikkus on tore, aga et selleta saab hästi hakkama, et peab olema julge ja peab olema julge ja enda eest seisma ja et hea on, eks see ka on teada, see ei ole mingi suur saladus, eks see on ka teada, et eks epsikad võtavad tööle epsikaid ja meil on väga tugev vilistlaskond ja väga palju tuntud ettevõtjaid ja juhte, et seda on koore kuulda. No EBS ka siin on teinud ka siin karjääripäevasid ja eks need on need, et ikka päeva lõpuks pead sa ikka ise oma nii-öelda CV saatma, kui ta natuke teisiti, aga et ega enda eest tuleb teha, et me saame siit EBS-i poolt anda need tingimused, et EBS-is saaks hästi õppida. Midagi veel mis sa tahaksid tuua, kui me mõtleme just selle koha pealt, et me tahame, et meie lõpetajad oleksid edukad, et oleme ka uurinud või mis see info on, et milliseid lõpetajaid need head tööandjad ootavad? No ikka oleme uurinud ja tegelikult ka programmiarenduse faasides on meil ju kohtumised tööandjate esindajatega, kellest ka väga paljud on siis meie enda vilistlased, sest neil on siis ka parem pilt, jah, kõik asjad muutuvad ajas, aga ikkagi põhimõtteliselt, mis nad siit said ja mida nad rõhutavad seda tegelikult, mida nüüd Ester ka juba ütlesid, eks ju, et julgus ja ühest küljest ka julgus, et iseseisvus, julgus otsuseid vastu võtta, aga mida on ka väga rõhutatud, et julgus küsida ja abi paluda, kui seda vaja on. Mitte, et sa lähed sinna võib-olla praktikandina või noore töötajana ja mõtled, et ma pean nüüd kõike oskama, tegelikult ei pea ja igal ettevõttel on mingid oma eripärad ja need sa õpidki alles koha peal selgeks. Kindlasti suhtlemisoskus, esinemisoskus, mida toovad välja ka väga paljud nüüd ütleme finantsettevõtted, et klient tahab ikkagi näost näkku suhelda aeg-ajalt ja see suhtlemisoskus, see rääkimisoskus, et noored on tihti võib-olla üles kasvanud täna niimoodi, eks ju, et saadan seal mingi message'i või midagi sellist, aga ikkagi, et julgeks ka päriselt suhelda
Noh, loomulikult see on rahvusvaheline programm ja suhelda siis rahvusvaheliselt inglise keeles ja esineda, läbi rääkida, et seetõttu me oleme ka pannud lisaks siis nendele nii-öelda teadmisi andvatele kursustele ja spetsialiseerumissuuna kursustele programmi ka sellised olulised kursused, mis annavad neid eluks vajalikke, ärijuhtimiseks vajalikke oskusi nagu ärialane suhtlus ja professionaalsed läbirääkimised, et need peaksid nagu väga toetama seda karjääri. Ja muidugi kriitiline analüütiline mõtlemine eriti oluliseks muutub nüüd siis AI ajastul, et sa oskad ikkagi kriitiliselt kasutada seda informatsiooni ja kõike neid andmeid, mida siis AI sulle tööriistana annab, aga pimesi ei tohiks seda uskuda. Eks ta nii ole, et kui nüüd mõelda EBS-i peale, et ega see ülikooli elu ei ole ainult loengusaalis. Et kui küsida nii, et milline on meelde kogemus EBS-ist väljaspool päris seda loengut? Ma kusjuures väga palju kaasa rääkida sellega ei saa, kuna ma mängin veel jäähokit ja üsna palju aega veedan treeningutel, nii et mul ongi selline, et kas ma tulen trennist ülikooli ja siis lähen trenni tagasi või kuidagi niimoodi, et... Millises meeskonnas sa mängid? Tallinna HC Panthers ja siis olen ka Eestit rahvuskoondises esindanud. Nii et EBS-il veel oma jäähoki koondist ei ole? Veel mitte, aga vaatame, et populaarsus kasvab siin iga aastaga. Aga loomulikult nagu, et näiteks Aatiga käisime KPMG siis kontoris, et see näiteks oli väga meeldejääv ja kusjuures seal läksin lihtsalt rääkima HR-iga ja siis järgmine nädal tuli juba kutsevestlusele. No super. See näiteks töötab niimoodi ka ja ma ütleks üldse, et lihtsalt see selline kaasõpilastega koos nagu aja veetmine või siis isegi eksamiteks valmistumine, et meil on siin olnud niimoodi, et praegu siis enne neid kevadiseid eksameid oligi nii, et loenguid väga ei olnud, aga siis me käisimegi paar päeva, võtsime siin ruumi endale ja siis 4-5 tundi järjest lahendasime ülesandeid järgmine päev eksamile ja kõigil päris hea tulemus ka, nii et see on ka väga meeldiv olnud. Ja meil on üsna süke rahvusvaheline seltskond ka seal, et näiteks mul on sõber Mortesa, ta on soomlane, et siis... ja tal on näiteks isegi oma restoran Soomes olemas, mis pizzeria näiteks. Et väga huvitav, et kõik tulevad nii erineva taustaga ja kõigil on midagi muud. Ja siis teine sõber on Mark, kes on üldse Kanadast, aga on ka nagu tuli siia 3 aastat tagasi, käis kaitseväes, õppis eesti keele ära ja tuli nüüd siia õppima. Et see on ka nagu väga, väga erineva taustaga inimesed tulevad ja väga äge on niimoodi nagu saate üksteiselt midagi õppida, jagada kogemusi ja siis samas õpite kõik koos ja veedate mõnusalt aega. Ja see võrgustik on ka hästi tähtis, et täna olete kõik siin ülikoolis, aga ühel hetkel mina ise tulin magistris aastaid tagasi, me suhtleme siiamaani ja toetame üksteist, soovitame üksteist, aitame, kui on vaja, jagame infi, et see kooli alt see sõprus on natuke teistmoodi kui võib-olla pärast tööalased kontaktid, et tas on midagi enamat, eks, et see on tore kuulda, aga Elering, kuidas sul? No mina astusin kohe esimesel semestril õpilasesindusse, ehk siis ma läksin ürituskorraldustiimi, hakkasin kohe igast üritusi korraldama, et see kindlasti andis tohutult juurde minu sellisele üldisele koolikogemusele ja ma väga soovitan, et kui oled EBS-i tulemas, siis kindlasti kandideeri, et need on väga ägedad organisatsioonid ja sul tekib väga palju võimalusi ka kaasa rääkida nagu kooli arengus, et mida, et väga kuulatakse nagu õpilaste arvamust, mis minu jaoks on väga oluline ja väga lahe. Et sealt, ma olengi saanud väga palju sõpru, väga palju ka selliseid kogemusi, mida ma olen ka oma CV-sse saanud panna, et näiteks meil iga aasta toimub selline suur üritus nagu Habagala, kus on väga palju inimesi, et selline asi CV-s on tegelikult väga suur asi tööandjale ja sul õnnestubki, et sa ei pea kohe saama sinna võib-olla kuhugi tööle, et sul õnnestubki selle CV väga heaks teha läbi nende kooli võimaluste, mis siin samas pakutakse, eks ole. Et jah. Aitäh, meie podcasti aeg hakkab varsti ümber saama, et küsiks veel lõpetuseks teie kõikide käest, et Aet sinu käest, et mis sa õppejõudkonna poole pealt ütled, et mis see kõige kasulikum oskus on, mis me noortele kaasa anname?
no võib-olla ikkagi siis oskus kohaneda selles muutuvas maailmas. Meil on see Ready for Change on ka see EBS-i slogan, et tõesti, et kohaneda, aga siis kuidas te ise näete, et mis siiani, mis sa oled kaasa, Jegor, saanud? No kindlasti võin öelda, et nüüd, kui ma mingi firma aastaaruannet loen, siis saan aru ka, mis need numbrid seal tähendavad. Aga ei, kindlasti, et oskus nagu kriitiliselt mõelda, et täpselt, et analüüsida seda informatsiooni, mida sa saad ja kuidagi seda enda jaoks tööle panna ja aru saada, mis pildi üldse need numbrid loovad näiteks. Ja ka ma ütleks veel, et kindlasti lihtsalt olla julge ja nagu Aet ka enne ütles, et küsida küsimusi ja niimoodi, et mul ka praegu, et see trade finance, mis mul on, kuhu ma läksin LHV-s, et see on täiesti võõras asi, et see on tegelikult natuke rohkem isegi juuraga seotud need lepingud ja asjad, et alguses mul polnud üldse aimugi, kes oligi, et iga päev küsisin küsimusi ja nüüd täitsa läheb sujuvalt, et praegu peabki, ma arvan, et kõige rohkem lihtsalt julge olema ja enda eest seisma ja uudishimulik olema. Ja ma olen täiesti nõus, ma ütleks ka, et see uudishimulikkus, see julgus, mis siin antakse, on väga lahe. Samamoodi esinemisoskus, nagu Aet välja tõi, et lihtsalt see oskus, et sa oskad ennast väljendada. See on nii väärtuslik hiljem tööelus ja mul ei ole ma ei oska midagi lisada, minu meelest Jegor ütles kõik väga head mõtted juba ära, aga jah, kindlasti ma sain väga palju praktilisi teadmisi ka, et ei olnud ainult nagu fun ja õpilasesindus ja et ma tunnen, et see haridus ka, mis ma siit sain, täna tuleb mulle väga palju kasuks. Et ma ka, kuigi jah, finantspool on saanud meil väga palju nagu kinnitust, siis mina tunnen, et see turundus ja kommunikatsiooni need loengud on olnud väga praktilised ja mida ma olen natuke kuulnud oma sõpradelt, kes õpivad võib-olla teistes ülikoolides sarnaseid asju, neil on hästi võib-olla natuke rohkem vananenud see turundusõpe, kui meil on. Et siis ma väga hindan seda, sest kui me räägime turundusest, see muutub iga päev, et siis on ikka väga oluline, et see haridus, mis me saame, oleks ka nagu up to date. Tohin ma nüüd lisada, et ei läheks siis finantssuuna poole liiga kaldu, et muide nüüd järgmisest õppeaastast oleme me veel turundussuunda uuendanud, nagu sa ütled, eks ju, et turundus kogu aeg ju ajas muutub ja just võib-olla välja veel rõhutada seda, et kuidas see siis nii-öelda praktikaga kooskõlas on, et meie turunduse spetsialiseerumise nii-öelda suuna uuenduse eestvedaja on Eesti Rahvusringhäälingu turundusjuht Kadi Kivirand. Väga lahe. No väga-väga lahe, hea kuulda. Ja mina alustan alati esimest kursust, mul on see juhtimise alused, et mõtleks, et ka see, et just see leadershipi poolt ja seda, et kui sa pärast ka valid, et see on väga tähtis, et see üldine, see juhtimise pool on. Igal juhul suur aitäh stuudiosse tulemast ja mina olen Ester ja stuudios olid minuga Aet Toots, Eleriin Pappel ja Jegor Proskurin ja me rääkisime õppimisest EBS-is ja eelkõige just sellest, et mis see International BBA rahvusvahelise ärijuhtimise bakaõppe on. Nii et kõigile suur aitäh kuulamast ja kohtumiseni. Aitäh. Aitäh. Aitäh.